Daamid ja härrad, enne kui me nüüd lähme küsimuste-vastuste sessiooni juurde, siis ma tegelikult ka võtaksin meie need teemad kokku, võimalused, edulood ja väljakutsed. Nii et nagu te kuulsite infot Eesti kohta, kuidas Eestis on need poliitikad välja arenenud ka lähisriikides, kuidas teie arvates võiks me siis õppida nende riikide näidetest, mida me oleme kuulnud, ja ma siis pööraksin selle esinejate järjekorda ümber, et alustaksin Inesest. Küsimus on väljakutsuv, ma tean. Ja arvestades nüüd Läti olukorda, me oleme alati vaadanud oma Põhjamaade naabrite peale ja katsume neid järgida erinevates küsimustes, sealhulgas ka kodakondsusseaduse osas. Aga eestlased, nemad on, ütleme, meie silmis nagu meistrid, vaatame ka neile ülevalt alt üles. Aga nüüd, mis puudutab seda rahvusvahelist migratsiooniindeksit, meil on ikka väga suur vahe Läti ja Eesti vahel, nii et selles mõttes on nad meile tõesti eeskujuks. Aga ma tahan öelda, et tegelikult mul on jäänud mulje, et Eestis on venekeelne elanikkond vist paraku silmitsi rohkem negatiivse suhtumisega põhirahvuse poole pealt nende suhtes. Ja see muutus ei ole kindlasti kerge saavutada ja vahel tundub, et venekeelne elanikkond on lausa marginaliseeritud grupp ühiskonnas ja see võib-olla on jah suurim erinevus just Lätiga. Aitäh ja Kedre! Eile, kui ma kuulasin eestlaste kogemustest, siis minu jaoks oli äärmiselt huvitav kuulata, sest kui me räägime siin integratsioonist, siis räägitakse inimestest, kes on juba sündinud selles riigis ja moodustavad siin vähemuse. Leedut kuulates ja asjad arenevad ja muutuvad kiiresti, aga samas tegelikult, ütleme, tegelikult integratsioonimeetmed on pigemini paberil, kui neid rakendatakse. Nüüd, mis ma tähele olen siin pannud? Kõigepealt on oluline, et aktsepteeritakse seisukohta, et integratsiooni puhul on tegemist kahesuunalise protsessiga ja oluline on, et ka sisserändajad ise ja vähemusgrupid ise esindaksid end selles protsessis aktiivsemalt ja oluline on, et nad oleksid kaasatud kõikides protsessi osades, konsultatsioonides, seadusandluse kujundamises ja nii edasi. Ja kui vaadata uuringu tulemusi, me näeme, et kõige suuremad puudujäägid ongi just selles osas, kus räägitakse sellest äratundmisest või tundest, tajust, et ma olen ühiskonna või kogukonna võrdväärne liige. Pasi? Aitäh. Väga head kokkuvõtted on tehtud siiani. Ma ei tea, kuidas on olukord täna, aga oli aeg, eestlastel oli selline arvamus, et nad ei tahtnud väga, et neid soomlased tuleksid õpetama. Ja võib-olla ma alustaksin natukene, et ma kritiseerin oma enda riiki. Mõnes mõttes, kui vaadata rahvusvahelist migratsiooniindeksit, Soome on küll seal üsna tipus ja Läti ja Leedu on seal põhjas ja Eesti on kuskil keskel või vahepeal, siis tundub, nagu meil oleks meeletu vahe ja suur erinevus nende riikide vahel. Aga kui nüüd vaadata seda asja natuke lähemalt,
kuidas Soome ja Rootsi poliitikaid on rakendatud ja kuidas neid eesmärke on saavutatud, siis ma olen täiesti kindel, et need erinevused nende 5 riigi vahel on kindlasti väiksemad, kui see indeks näitab. Ja minu nõuanne oleks, et isegi kui seadused ja institutsionaalsed korraldused on tähtsad, siis siiski need seadused ja poliitikad ei ole mitte midagi väärt, kui neid ei rakendata ka tegelikkuses ja praktikas tegelikult. Nii et pigemini sõnadest on olulisem, mis tegelikult tehakse. Aitäh! Ja nüüd Saksamaa. Nii palju mõtteid on siin juba välja toodud ja tegelikult ka mina oma ettekandes ju tõin välja, et Saksamaa pingutab, Saksamaa võitleb kangesti ise endaga ja mõnes mõttes mina ise mõtlen, et see integratsiooni mõiste kui selline juba oma kõlalt ja olemuselt on nagu selline, viitab võitlusele, vastandumisele. Ja sellepärast Saksamaal tõesti see integratsiooni tähendus on tegelikult rohkem assimilatsioon, et peetakse nagu õnnestunud integratsiooniks seda, kui meil on õnnestunud sisserändajatele keel korralikult selgeks teha, tööturul ennast korralikult sisse seada ja nad on nagu meie. Ja mul oli tegelikult päris huvitav kuulda, seda ma ei teadnud, kui siin Eesti esindajad rääkisid, et Eestis suur venekeelne elanikkond ei olegi tegelikult nagu vähemus, sellepärast et nad ei kuulu sellesse riiki, sest tegelikult Saksamaal on ka väga palju selliseid rahvusvähemusi nagu see sorbi alal elavad soomlased, kes on ka täiesti teise keelegrupi esindajad, aga meie jaoks on nad kõik kogu aeg olnud omad inimesed ja selles mõttes, kui näiteks nüüd sakslased abielluvad või tuleb inimesi, kes ka tundub, et neil ei ole päris samad õigused ja minu jaoks tundus nagu mõttetu teha vahet, et inimesed, kes niikuinii juba riigis elavad ja elavad siin seaduslikult, miks tekitada endale probleeme juurde ja hakata neid gruppe nagu eristama, et üks on nagu põlisrahvas ja teine ei ole. Ja loomulikult, kui on üks valdav keel, siis see on nagu mõnes mõttes lihtsam sellist ühtset narratiiviga luua ja hoida. Ja kui siin mitmekesisus tahetakse juurutada, siis teadusringkondades kasutatakse neid kohalikke lähenemisi pigem nagu kogukonna lähenemiseks ja sellepärast näiteks ka poliitikas me üritame mitte keskenduda või rääkida ühest konkreetsest rahvusrühmast või grupist, vaid just kogukonnast. Ja see tähendab seda, et sinna kogukonda lisaks sellele sihtgruppi, põhikoosseisule kuulub ka väga palju muid ja peetakse silmas kogukonda tervikuna. Ja see on kindlasti tulemuslikum ja eriti kui rõhutatakse, mida kasulikku toob endaga kaasa mitmekesisus, multikultuurilisus, et sellest võidavad kõik. Aga samas Saksa näitest rääkides ka meie jaoks on see pidev väljakutse, pidevad debatid ja kindlasti ei ole ta lihtne, et eriti viimastel aegadel on see protsess väga politiseeritud ja sotsiaalmeedia aitab selle omakorda kaasa ja mitmekesisust ei ole lihtne positiivsest küljest praegu näidata. Aitäh kõik kogukonnad ja kogu ühiskond ja loomulikult valitsuse lähenemine peaks olema ühtne. Meil on tulnud ka küsimusi publiku ja kuulajate seast ning mina valiksin siis mõned küsimused välja. 2 küsimust on küllaltki
üldiselt, ükskõik kes soovib, võib teist vastata, milline on kohaliku ja munitsipaaltaseme roll integratsioonis, et kas tuleks arvestada seda, et enamik migrante elab ja koguneb just suurematesse linnadesse ja teine küsimus puudutab koroonat, et kuidas pandeemia mõjutab integratsiooni tulemusi ja integratsioonipoliitikat teie riikides või teie piirkonnas. Kes sooviks alustada? Võib-olla mina. Leedus minu arvates integratsioon munitsipaaltasemel, kohaliku omavalitsuse tasemel on alles nii-öelda algusjärgus. Meil on üks suur projekt käsil 6 erinevas KOV-is. Kõigepealt me siis uurisime neid vajadusi, millised on need kolmandatest riikidest tulijate vajadused, milliseid teenuseid kohalikud omavalitsused suudavad neile pakkuda. Ning kuidas neid teenuseid on siis ka kohandatud vastavalt nende inimeste vajadustele, eriti just keele perspektiivist vaadatuna. Ja selle projekti tulemusena peaks siis nendes kohalikes omavalitsustes valmima selline strateegiline plaan, kus siis kaasatakse just need kolmandatest riikidest tulijad, aga me peaksime tegelikult alustama hoopis riiklikust tasemest, sest et kohalikel omavalitsustel ei ole nii palju võimu, et midagi ära teha. Meie oleme soovitanud pärast selle uuringu läbiviimist on sellised praktilised asjad, et info kokkupanemine uutele tulijatele, sest enamik inimesi kipub arvama, et seda lihtsat infot ei ole, et kuidas üldse bussiga sõita või kuidas sa arsti juurde pääsed. Nii et sellised asjad on nii-öelda lihtsalt kirja panna, paberile kokku koguda, aga see võtab natukene aega ja selliseid muudatusi tuleb hakata läbi viima. Aga mul on hea meel, et me oleme algust teinud, nagu ka küsimus püstitati, et see kohaliku omavalitsuse tase on väga oluline integratsiooni aspektist, sest et kõik algab just sellest kohalikust kogukonnast, inimesed, kes seal elavad. Saksamaal on asjad natukene keerulisemad, kuna kui me vaatame, kuidas meie riik on üldse struktuuriliselt üles ehitatud, kuna me oleme föderaalriik ja meil on mitu tasandit valitsuses, aga tegelikult jah, see munitsipaaltasand on oluline, ükskõik mis, kõik saab siit alguse, sest et inimesed saabuvad, lähevad kuskile elama, puutuvad inimestega kokku just seal selles piirkonnad, nii et see munitsipaaltasand on väga oluline integratsiooni kujundamisel, aga ta kujundab ka kogukonna kaasatust, nii et kõik need erinevad organisatsioonid, ükskõik kas nad otseselt tegelevad immigrantide vastuvõtmisega, aga oluline on see, et inimesed tuuakse kokku, süva laiendamise protsessid kohalikul tasandil, aga paljud poliitikad, nad sõltuvad tegelikult ka rahastusest, nii et kust saada seda finantsi, nii et see on ka vägagi keeruline, siin on peab olema oma rahastus, siis riik föderaaltasandilt, nii et Euroopa Liidust, nii et kõik need erinevad allikad, aga tulles tagasi selle teise küsimuse juurde, mis puudutab nüüd koroonat ja kuidas koroona on mõjutanud integratsiooni tulemit ja poliitikaid. Ma lühidalt võib-olla siis lõpetan, kuidas meil Saksamaal on. Jah, et see tõesti oli tagasiminek integratsiooni edus. Ja just need pagulased, kes saabusid alates 2015. aastast, enne läks neil väga hästi, kui me vaatame, kuidas nad tööturule sisenesid, neil läks kiiresti, nad edukalt suutsid leida endale töö, aga
paraku, see on täiesti tavaline migrantide puhul, just see, et need inimesed leidsid töökohad, mis on sellised madalamalt rahastatud ja just need alad, mida mõjutas koroona, toitlustus, majutus, paljud jäid selle tulemusena töötuks ning kuna tööl käimine on tegelikult väga suur samm integratsiooni teemal, et sa kohtud inimestega, sa õpid keelt, nii et paraku see oli väga suur tagasilöök. Nii et tööturg on üks suur harija nii-öelda. Nii et Saksamaal meil digilahendused ei ole nii hästi arenenud kui Eestis ja koolidel oli väga suured probleemid digiõppega, nii et see sotsiaalne kihistumine oli jällegi väga nähtav just, et lapsed pagulasperedest, immigrantide peredest, nendest peredest, kes kuskil koos elavad, neil tihti puudub isegi internetiühendus, rääkimata siis sülearvutist, nii et seal olid väga suured tagasilöögid ka hariduse omandamises ning nad peavad siis nii-öelda järele võtma. Kidre, kas sooviksid midagi lisada? Aga meil on sama olukord, et paljud immigrantid ka Leedus töötavad kas ehitussektoril, siis teenindussektoris. Paljud jäid töötuks koroona tulemusena. Jällegi hariduses lüngad, lapstel ei ole arvuteid, tehnikat, mõned MTÜ-d käivitasid sotsiaalseid kampaaniaid, et koguda tehnikat, et leida vabatahtlikke, kes läheksid nendele kodudesse, et lapsi aidata. Ja ma lisaksin ka keeleõppe aspekti. See on ka olnud probleemiks, kuna paljudel ei olnud lihtsalt võimalik kursustel käia, kuna kursused kolisid veebi ja tehnikat neil ei olnud, mille kaudu kursustel käia, nii et ka see oli suureks väljakutseks. Pasi, Ines, kas teie sooviksite ka rääkida, kuidas koroona on mõjutanud või kohaliku omavalitsuse rollist? Ma lisaksin ka selle kohaliku omavalitsuse tasandi rolli. Riias, meie riigi pealinnas, kõik teenused, mida immigrantidele pakutakse, et nad on palju paremini välja arendatud, kaasa arvatud siis ka keeleõppekursused. Meil on Riias ka spetsiaalne infokeskus, aga probleemid on siis rohkem Riiast väljaspool, kus ei ole nii palju ressursse, et selliseid teenuseid pakkuda. Meil on sellised regionaalsed koordineerimiskeskused immigrantidele ka piirkondlikult, aga enamik immigrante on siiski keskendunud Riia piirkonda, kus ka teenused on paremini välja arenenud. See on siis meie Läti olukord praegu. Mina võiksin lisada natukene just kohaliku omavalitsuse rollist ja kohalike kodakondade rollist. Kuna nad maksavad mulle palka, siis ma peaksin ka nendest rääkima ja et mis on nagu selle tasandi sõnum. Ja ma arvan, et see on ka mujal nii. Ja mida me näeme mõnedes Euroopa riikides ja natuke ka Soomes, on see, et kui me jätame natukenegi sellist tegutsemisvabaduses järeleandmise võimalust kohalikele kogukondadele, siis võib see teenuste kvaliteet selle arvelt ka kannatada. Ja mujal võib-olla me näeme just vastupidist, aga ka
see sõltub kõik sellest, kui palju tahet sellel kohalikul omavalitsusel tegelikult on nende küsimustega tegeleda. Ja kui riiklikul tasandil on ka väga oluline erinevus ju riikide vahel, siis täpselt samasugused erinevused tulevad ka riigisiseselt eri kogukondade vahel välja. Aitäh! Ja mul on veel üks küsimus siin nimekirjas ja see küsimus on seotud rahvusvahelise konkurentsiga ajudele, parimatele kvalifitseeritud peadele ja küsimus on selles, kuidas integratsioonipoliitika ja kvaliteetse tööjõu riiki meelitamine oleksid omavahel rohkem seotud ja te siin varem juba mainisite, et ka varem on see fookus tegelikult olnud seal, aga nüüd viimase aja sündmusi arvestades mismoodi peaks siis nagu neid praeguse ja tuleviku tööturu vajadusi arvestades integratsioonipoliitikat ellu viima. Mina tahaksin alustada. Nagu ikka, Läti vaatab, mida Eesti teeb ja loomulikult me tahaksime ka saada endale selliseid digitaalseid nomaade, kes tuleksid meie riiki ja töötaksid ja Läti riik arendab välja praegu sellist strateegiat ja tahab seda ellu rakendada. Loomulikult on see väga trendikas, ei tuua välja, et kõik on teretulnud, kellel on kõrge kvalifikatsioon ja see muudab nagu riigiga konkurentsivõimelisemaks. Ja kui me räägime näiteks ka varjupaiga taotlejaid Valgevenest või ka muudelt aladelt, siis me tegelikult anname teada sealsete firmade kaudu, et me ootame ja oleme valmis vastu võtma selliseid inimesi. Aitäh! Ma võiksin jätkata, sest mida Ines praegu ütles, see sobib ka väga Leedu olukorraga viimaste aastate valguses. Leedu samuti teeb katseid meelitada ligi kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, andes siis võimaluse tulla riiki terve perekonnaga, pakkudes neile teenuseid. Meil on 2 erinevat keskust, kes tegelevad spetsiifiliselt just kvalifitseeritud tööjõuga. Ma ei tea, mis see ingliskeelne õige väljend oleks, aga igatahes nendest keskustest saavad nad siis vastused, jah, et nagu one-stop shopping, et kõik ühest kohast. Nii et riik on oma strateegia välja töötanud selliste inimeste ligimeelitamiseks. Ja kui te nüüd mõtlete, mäletate minu ettekannet, siis ma näitasin, et ka Saksamaal on see mõte, et peaks nagu avama ennast sellisele sisserändele, kes oleks kõrgelt kvalifitseeritud tööturul. Ja mis on tegelikult üsna naljakas, on see, et kui 2004. aastal esimene immigratsiooniseadus vastu võeti, siis see isegi nagu natukene vähendas vastuseisu immigratsioonile. Ja samas tuli välja, et inimesed tulevad nii või teisiti, isegi kui meil on pandud mingisugused tingimused, keda me siia ootame, siis keegi nende tingimuste peale ei vaadatud, immigratsioon toimis tavapäraselt niikuinii. Ja siis hakati mõtlema, et miks seda eriti on vaja siis rõhutada, et parem mitte. Ja lihtsam on võib-olla pöörduda nendesse riikidesse, kus tingimused ei ole nii kõrged, nagu näiteks sa pead omandama kohaliku keele või midagi niisugust. Nii et kõrge kvalifikatsiooniga töötajad saavad ise ju valida neid riike, kuhu nad tahavad minna.
ja kindlasti sellised perekonnad vaatavad ka olukorda haridusturul, pidades silmas just oma perekonna vajadusi. Nii et meil on päris suur arv spetsialiste, kes on tulnud Saksamaale Indiast ja Hiinamaalt ja keegi ei tea, kas nad otsustavad jääda lõplikult Saksamaale või mitte, aga ma arvan, kui nüüd mõelda pikaajaliselt ette, siis siin peab aktsepteerima, et kõrge kvalifikatsiooniga inimesed, keda nii-öelda on õnnestunud mobiliseerida, nendel on ka suurem potentsiaal muutuda kakskeelseteks, nii et kõige tähtsam on neid meelitada ligi ja kui nad juba kohal on, siis nad ka jäävad, maksavad maksud, maksavad renti, aga samas alati peab silmas pidama, et see grupp inimesi on juba olemuselt väga mobiilsed, ehk nad liiguvad sujuvalt edasi sinna, kus on veelgi parem ja huvitavam ja nii et me katsume siis säilitada sellist Saksamaal õppivate noorte motivatsiooni Saksamaale edasi jääda ja neid kinni hoida ja mõned tunnevad ennast väga hästi ja plaanivad kas siis keskpikas või lühiajalist püsimist Saksamaal. Mõned otsustavad, et jah, see on parim koht, kuhu nad tahaksidki jääda elama, aga mõned toovad ka välja selliseid argumente, et neil on jäänud mulje, et Saksamaal hakatakse meid lõpuni nägema kui sisserändajaid ja see nagu vähendab natukene Saksamaa atraktiivsust nende seisukohast. Ja kui näiteks räägitakse diskrimineerimisjuhtudest erinevates riikides, siis kas või üks selline juhtum võib mõjutada väga paljude otsust jääda sellesse konkreetsesse riiki. Just nimelt see teadmine, et kas mind aktsepteeritakse ühiskonna osana või mitte või kas mind diskrimineeritakse või mitte. Jah, tõepoolest sellised kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid on mõnes mõttes privilegeeritud grupp, nad saavad vabalt liikuda üle terve maailma nendesse riikidesse, kus on kõige paremad tingimused nende seisukohast ja küsimus ei ole mitte ainult küsimuses meelitada ligi rahvusvahelisi üliõpilasi, vaid nagu te ütlesitegi, just olla võimeline neid ka riigiga kauem siduda. Ja see tähendab seda, et integratsioon peaks sellisel juhul toimuma ja aset leidma juba nende üliõpilaspäevade ajal ja mitte hiljem, kui nad tulevad tööturule. Ja Soome, teie olete meil siin rollimudeliks integratsiooni vallas, mis soovitused teie? Ja rollimudel või kõik, mis on öeldud, tuleb väga tuttav ette. Ja suurem osa Soome ühiskonnast ja poliitikuid on väga huvitatud sellest, et suurendada riiki tulevast kõrgelt kvalifitseeritud töötajaskonnast. Ja pidades nüüd silmas neid diskussioone, mis on siin vähemalt 20 aastat kestnud, ma võin küll öelda, et ega see lihtne ei saa olema. Sellepärast, et siiani on Soome saanud töörände käigus just Eestist tulijaid ja viimase 5 aasta jooksul ei ole selle valdkonna inimesed Eestis enam nii väga huvitatud Soome tulema, nii et ma tegelikult mõistan neid ka. Nii et arutelud toimuvad ja kordan veel, mida ma juba ütlesin, et me teame uuringutest, et üks põhjus, miks Soome ei ole nii huvitav enam nende silmis, kellel on võimalus valida riiki, kuhu kolida ja kus elada ja töötada. See on just nimelt see, et neil on küsimus, kas ka minu abikaasale leidub seal tööd ja kas minu lastel on sarnased või võrdsed võimalused Soome lastega. Nii et selles mõttes Soomes üritatakse välja arendada selliseid teenuseid, mis oleksid nagu suunatud just kõrgelt kvalifitseeritud töötaja perekonna huvidest lähtuvalt.
ja tegelikult ei olegi ju küsimus ainult nii-öelda rahvusvaheliste talentide töö, vaid pigemini kogu ökosüsteemis, mis seda, ütleme, talenti ja talendimaailma ümbritseb. Ja ainult sel moel, kui me suudame nendele vajadustele vastata, siis me jõuame oma eesmärgini. Aitäh ja nüüd on meil meie diskussiooni viimane raund ja selle asemel, et küsida teilt, mis oleks teie kokkuvõte, ma palun teil nimetada 1 või 2, maksimaalselt 3 võtmeelementi, mis teie arvates moodustavad eduka ja jätkusuutliku integratsioonipoliitika. Ja ma tahaksin alustada Inesast. Hästi lühidalt, 7 minutit on meil. Ma ütleksin, et esimene asi on dialoogi loomine kõikide osapooltega, kõikide huvigruppidega, omavalitsused, sisserändajate esinevad vähemusgrupid ja kõik, kellel suhtes on tarvis neid teenuseid välja arendada, see peab toimuma dialoogis. Ja kõigepealt on välja selgitada, mis on tegelikud vajadused ja mida eeldatakse ja soovitakse nii palju kui võimalik. Pasi? Minu esimene nõuanne oleks, et tuleks loobuda sellisest rahvuslikust, homogeensest, monorahvuslikust ühiskonnast. Ja need rahvuse õigused või kultuurilised õigused kogukondades, need peaksid kõik haakuma liberaalse demokraatia filosoofiaga. Ja loomulikult tuleb tugevdada seda ühtsuse tunnet kogukonnas elavate kõikide inimeste vahel ja nende omavahelist mõistmist. See oleks minu nõuanne. Ja Leedu. Ma arvan, et on väga tähtis, et oleks olema strateegiline lähenemine ja et see oleks pikaajaline strateegia integratsioonimeetmete kohta. Ja mõelda tuleks mitte ainult, kuidas neid inimesi vastu võtta, riiki kutsuda või tervitada, vaid tuleks mõelda just nimelt, et kuidas neid inkorporeerida ühiskonda ja täiesti nõustun sellega, mis siin Läti esindaja ütles, et dialoog. Oluline on kahepoolne suhtlus. Ja Saksamaa seisukohast loomulikult pikaajaline strateegia on oluline, kriitiliselt oluline ja võib-olla tuleks rohkem rõhutada neid sarnasusi, mis on inimeste vahel ja mitte rõhutada neid erinevusi või neid võimalikke probleeme, mida nende tulemine võib endaga kaasa tuua. Ja fookus peaks olema sellel, et mida kogu kogukond võidab või võidaks sellest, kui ta oleks avatud ja kui ta kutsub enda juurde elama sisserändajaid ja teistsuguse taustaga inimesi. Aitäh kõikidele ja nüüd me olemegi jõudnud meie paneeli lõpu juurde ja ma arvan, et see, mida me siit teada saime, on see, et kohapealsed olud, neid ei tohiks üldistada kogu integratsioonipoliitika jaoks ja kõik need erinevad näited, millest me räägime, siis tegelikult tuleb endale aru anda, et ei ole sellist asja nagu üks Euroopa Liit ühe integratsioonipoliitikaga, vaid see integratsioonipoliitika, kõik need erinevad sisserändajate vastuvõtmise režiimid peaksid ikkagi olema nii-öelda kogukonnast lähtuvad ja kohalikke olusid arvestavad
ja tegelikult oli ka väga informatiivne teada saada, et integratsioon ei tarvitse olla alati seotud kolmandatest riikidest tulijatega, vaid endiselt puudutab see veel neid rahvusrühmi, kes on nagu vähemusrühmad, keelerühmad, mis elavad meie territooriumil ja on alati olnud seal ja ka nende soove ja vajadusi tuleb toetada. Ja kolmandaks see, mis puudutab avalikku arvamust ja tunnetust või taju sisserändajate suhtes, et milline see narratiiv peaks või võiks olla, et ta tekitaks migratsiooni suhtes positiivse hoiaku ja loomulikult sealjuures tuleb jääda realistlikuks. See oli nüüd küll meie paneeli lõpp, aga kindlasti mitte diskussioonide lõpp. Aga mina tänan meie paneelil esinejaid, et te leidsite sellel töörohkel sügisperioodil aega meiega olla. Aitäh!